Alustame kõigepealt teie enda isiklikust ajaloost. Huvitaval kombel teie teadlase karjäär, väga suur osa sellest oli alguses seotud kosmosetööstusega. Kuidas te sattusite kosmoseprogrammi osaks? Ega ma ei tea seda isegi. Sellepärast, et ühel ilusal päeval olid siin Tallinnas, oli üks mees, kes pakkus koostööd mittestatsionaarse vooluhulga mõõtmise osas. Ja ega ma alguses ei saanud ka aru, kellega mul tegu on. Ja alles hiljem, kui ma hakkasin seal käima, selgus, et tegemist on selle asutusega, mille nimi tänapäeval on tootmiskoondis Energia ja mis pani tol ajal kokku kõik Nõukogude Liidu kosmoselaevad. Alates Sojuzist ja pärast lõpetades ka puraanidega, mis pidi olema siis nagu selle korduvkasutusega jaama. Mittestatsionaarsed vooluhulgad, mis see tähendab? See tähendab, et ajas muutuvad vooluhulgad, eks ole. Kui me laseme näiteks kraanist vett voolata, siis sellisel juhul, tavaliselt me seda kraani ei puuduta, klaas saab täis ja siis keerame kraani kinni. See on statsionaarne või ajas muutumatu vooluhulk. Seal on aga oli tegemist hoopis teistsuguste vooluhulkadega. Need muutusid väga kiiresti. Ma ütleksin niiviisi, et 0 kuni 15 millisekundini, see on 15 000 sekundit. Vooluhulk kasvas 0 siis maksimaalseni ja sealjuures see kiirendus oli 1000 meetrit sekund ruudus, mis on 100-kordne maaraskuskiirendus. Nii et tohutud kiirused, tohutud kiirendused, tohutud jõud. Ja arvatavasti jõud ka ja meie siis sattusime selle töö peale, tegime aegade jooksul, praktiliselt 25 aasta jooksul tegime terve seeria niisugused vooluhulga mõõtureid. Need olid päris palju muutus. Alguses me tegime 500 hertsise toitesagedusega andurid, pärast oli 2000 selleks, et saada siis vajalikku mõõte täpsust. Küsin niipidi. Enne kui leiti see kokkupuutepunkt kosmosetööstusega, mis oli see rakendus teie vooluhulkade mõõtmise tööl? Sisuliselt oli see minu oma kandidaaditöö, mida ma kaitsesin. Aga praktilises elus näiteks, kui te seda kandidaaditööd kaitsesite, mis see plaan oli näiteks, et kus või mis eluvaldkondades seda asja kasutatakse? Sellel on tegelikult kõrgtehnoloogilised süsteemid, sellepärast, et näiteks soojusjuhtivus mittestatsionaarsel voolamisel tänu piirikihi muutumisele ja purunemisele ja selle näiteks kui vooluhulk panna pulseerima, siis sellisel juhul iga kord piirikiht puruneb ja soojusülekanne sellega muutub. Nii et ütleme, soojuse ülekandes on võimalik saada teatud efekti. Aga see praktiline rakendus nii-öelda tsiviilmaailmas oleks olnud näiteks? Ma ei oska seda praegu öelda, sellepärast, et seda ei tulnud. Me hakkasime tegelema hoopis teise asjaga. Kuidas siis see teie töö tegelikult panustas nendesse rakettidesse ja ma ei tea, kosmosesüstikutesse, mis Nõukogude maal nägime? Ega me seda täpselt ei tea. Ise ka ei tea seda? Kus ma seda tean, sellepärast, et... Saladus teie jaoks oli see ka? Ikkagi jah, teatud mõttes. Lõpuks oli see 1991. aastal oli see töö esitatud Nõukogude Liidu ministrite nõukogu preemia saamiseks. Neid oli selles 32 inimest oli seal. Ju ta siis tähtis oli nende jaoks? Ilmselt jah, ja see oli siis nagu tegelikult seal oli üks niisugune saladuslik nimi, lendavad aparaadid, lendavate aparaatide soojusvahetuse ja juhtimise süsteemide loomine. Mida te ise oletate, et milleks seda teie tööd siis kasutati?
Noh, eks seal kogu see kosmosetööstus on ju, me ei kujuta ette, see on kõik need nähtused, mis üleval võivad esineda, need püütakse maapinnal kõik läbi modelleerida ja luua vastavad tingimused. Näiteks, ütleme, mingisugune mootor või midagi nii. See peab töötama absoluutses vaakumis. Ja see tähendab seda, et teda katsetatakse kah vastavalt siis niisuguses kas on võimalik täpselt saada täielik vaakum, aga täieliku vaakumi lähedastes tingimustes ja ei oska täpselt öelda. No üks võimalus, mis on pakutud, on siin, et näiteks üks rakendus teie tööl võis olla see, kui seal üleval need mingid moodulid põkkuvad oma vahel, et siis kasutati natuke seda tehnoloogiat, mis on teie välja töötatud. No põhimõtteliselt on see võimalik, sellepärast, et seda kütust, et anda seda impulssi, on vaja väga täpselt doseerida, sellepärast, et muidu see objekt pöördub liiga palju ja nende manööverduste arv on piiratud selles mõttes, et püütakse võimalikult vähe seda kütust või seda ainest sinna üles kaasa võtta, sest selle ülesviimine maksab palju. Me oleme kuulnud Põltsamaa, Marmelaadis, Tuubis ja mingitest Tõravere observatooriumi teadlaste uurimistest, mis olid seotud Nõukogude kosmoseprogrammiga. Aga kui paljud teadsid, et teie siin teete midagi sellist? Eks Tallinna Tehnikaülikoolis teati. Aga ega erilist afišeerimist ei olnud. Aga teile olid mingid erilised salastatuse nõuded või mitte? No eks mul oli salajastel töödel töötamise luba. Ise sattusite ka kunagi sinna nendele Nõukogude kosmoseobjektidele? Numbriga linnadesse või tehastesse? No ma olen käinud Tähelinnas ja juhtimiskeskuses ja seal selles tehases väga palju korda. Nüüd, miks me sellest täna üldse selles kontekstis räägime, on see, et pärast seda, kui Nõukogude Liit lagunes, kosmoseprogrammist enam osaleda ei saanud, siis tuli otsida uut väljundit. Ja, tähendab, me saime seoses nende töödega saime väga kalli aparatuuri Taanist osta. Ja kui me enam sellele aparatuurile endist rakendust ei olnud, siis sellisel juhul me hakkasime otsima järgmist nagu tööpõldu ja sellepärast siis üks niisugune koht, mis mulle tundus, et on, kuna ma olen ise hüdrotehnilist ehituse lõpetanud 1954. aastal, siis mulle tundus, et rannajoonel toimuvad protsessid ja on üks niisugune põnev koht. Nii et need hüdraulika põhimõtted, ütleme siis niiviisi, on tegelikult sarnased? Noh, ütleme nii, hüdromehaanika, mis selle nimetame üldiselt, sest see hüdraulika on nagu niisuguste väga üldiste valemitega, aga hüdromehaanika on õigem sõna. Kui palju selles valdkonnas toona tegijaid oli Eestis, kui teie sellele siirdusite? Te mõtlesite seda... Mitte kosmost, vaid nüüd ütleme, rannajoone mehaanika ja mingi... No, nagu te teate, eks ole, Nõukogude ajal oli rannajoonele väga ligidele ei pääsenud. No just. Ja selle tõttu kõik, mis rannas toimus, rannajoonel toimus, see oli põhimõtteliselt ikkagi teatud asutused sellega tegelesid ja ütleme, eriti näiteks sadama ehitus ja suuremad objektid, nagu näiteks, kui tekkis see Muuga teravilja terminali ehitus ja Muuga sadama ehitus, siis need lahendati mujal Nõukogude Liidus.
Et see oligi siis niiviisi, et kuni Eesti taasiseseisvumiseni eestlasi endid ei lastud tegelikult neid vesiehitusi, neid sadamaid näiteks tegema. Noh, väikesi kalasadamaid tehti, aga Siuksed suured strateegilised, need tehti kusagil mujal, jah. Tsentraalselt Moskvas? No ei, mitte Moskvas. Selle Muuga sadama projekti tegi Len Morni projekt ja füüsiliselt modelleeriti kogu sadam ja Muuga laht Sotsi lainetuse uurimise laboratooriumis. Kui te ütlete füüsiliselt modelleeriti, see tähendab, siis tehti mingisugune vähendatud mudel? Tehti mudel 1/80 ja need aruanded, mis on sellega seotud, need on praegu kõik Muuga sadamas Tallinna sadama arhiivis. See siis tähendab, et kusagil Sotšis tehti vähendatud koopia Muuga sadama rajatistest, mis siis tehti, ehitati laborisse või kusagile looduslikku mingisse veetingimustesse? No see oli looduslik model, aga modelleeriti ka see osa, mida tänapäeval ei ole, see on lainemurdjad Muuga sadama akvatooriumi ümber. Ehk ühesõnaga seda, mida seal modelleeriti, ei viidud siin lõpuni ellu Eestis? No õnneks ei viidud. Õnneks? Miks nii? Sellepärast, et Eestimaa oleks sellisel juhul jäänud paekivist täiesti tühjaks. See oli nii massiivne rajatis? See oli nende, teatavasti Muuga lahes on väga kehv ja pehme pinnas. Ja see oleks tulnud sealt põhjast ära võtta ja rajada siis niisugune trapetsikuulised profiiliga. Tähendab, see kavatsus oli niisugune ja trapetsikuulise lainemurdja ja põhimõtteliselt oleks selle lainemurdja põhi olnud umbes 400 meetrit lai. Ja kujutage ette, mis on, ja kui tegemist on 3 või 4 kilomeetri pikkuse niisuguse tammiga, siis sinna oleks ikka midagi läinud. Ja see oleks olnud ka üüratult kallis? Väga kallis. Ma arvan, et see oleks isegi Nõukogude Liidul kallis olnud. Miks me sellest nüüd räägime, on see, et nendest mudelitest ja modelleerimisest on tavainimene küsib nüüd, et tore küll, aga et miks seda kõik on vaja niiviisi enne teha, et vanasti mehed lihtsalt läksid kaldale, lõid seal mingid vaiad maasse ja paadisild oli valmis. Aga mis juhtub, kui ei tehta sellist modelleerimist näiteks? See tulemuseks võib olla see, et pannakse, nagu öeldakse, puusse sellesse ja tulemus ei vasta sellele, mida on oodata. Näiteks sadama akvatooriumis ei ole kindlustatud laevade seisutingimused. Peale selle võib-olla, näiteks konteinerlaevadel on eriti rasket, sest et ülevalt käib see haaramine, konteineri haaramine ja kui laeva parras kõigub edasi tagasi, siis lihtsalt ei saa seda kätte. Aga samal ajal konteinerlaevadel on põhimõtteliselt väga tihe sõidugraafik. Ja see sõidugraafik, kui sadam ei kindlusta seda, et see graafik saaks, oleks täidetud, siis sellisel juhul laev sõidab edasi koos konteineritega. Ehk siis, kui ma püüan ise sõnastada, siis teie töö mõte on aidata ehitada sadamaid, mis oleksid võimalikult töökindlad, odavad ja ütleme siis mugavad kasutada. Meie töö tähendab see modelleerimise töö on tegelikult niisugune, et see annab võimaluse ühesõnaga hinnata seda olukorda, kui näiteks on üks või teine ehitus on nagu paberi peal paika pandud ja vaadata, kas sellest on, missugused on tagajärjed, on see hea tulemus või halb. Võtame nüüd uuesti näiteks selle Muuga, kuna seda lainemurdjat ei tulnud, siis see tähendab mida täna näiteks nendele laevadele? Tänasel päeval on see asi lahendatud niiviisi, et kui üldiselt tormide tulek on enam-vähem teada ja praegu lihtsalt viiakse laev sadamast välja reidile. Ehk siis teatud tormi tugevusega, tuule tugevusega lihtsalt see sadam muutub seal seisvatele laevadele ohtlikuks? Teatud kaide ääres, eks ole. Võib-olla, et mõne teise kai ääres on see... Ja siis praktiline lahendus on, et minnaksegi välja?
paar miili, ütleme niiviisi. Jah, no seal on Prangli ja Äksi saared ja see on odavam lahendus, kui hakata ehitama mingit väga massiivset lainemurdjat. Et mõned korrad aastas siis lihtsalt minna nagu kai äärest ära. Jah. Millal ja mismoodi te kuulsite esimest korda Arved Raudkivist? Vaat siis, kui see tekkis see moment, kus me hakkasime otsima seda uut rakendust sellele aparatuurile, siis olid nagu piirid lahti ja sai minna välismaale ja siis ma käisin Inglismaal Wallingfordi laboratooriumis, Oxfordi lähedal, üks väga kuulus laboratoorium ja seal ma sattusin kokku paljude sealsete teadlastega ja muuhulgas ka niisuguse mehega professor Soulsby. See Soulsby on arvutiprogrammi autor ja raamatu autor, mis käsitleb settetranspordi liikumist merepõhjas. Ja seal jutuajamise käigus ma olin peaaegu päev otsa tema juures, ta nimetas, et ma kasutan siin Uus-Meremaa teadlase Raudkivi valemeid. Ja mulle tundus, Raudkivi, eks ole, see on Eesti nimi. Ja siis ma pakkusin välja, et ma arvan, et see on eestlane, mis muidugi Soulsby'li oli suur üllatus, aga pärast ma olen temaga olnud kirjavahetuses ja ta on seda aktsepteerinud täielikult ja siis hiljem me ostsime selle programmi endale ka siia sisse selleks, et teha neid arvutusi, mis meil vajalikud olid. Me hakkasime juba midagi siin, ütleme sadama projekteerijatele. Me hakkasime tegema neid lainetuse ja settetranspordi arvutusi. Ja siis me hakkasime seda sandkalki kasutama. Sellest on 2 versiooni, me oleme nad ametlikult ilusti kinni maksnud ja pärast hiljem käisime me siis Taani Hydraulika Instituudis. Taani Hydraulika Instituut on aga välja pakkunud uue hoopis tõsisema arvutiprogrammi, sest aeg on edasi läinud, arvutustehnika on edasi läinud. Selle programmi nimi on Maik 21 ja seda on nagu täiendatud viimaste aastate jooksul päris palju. Me oleme ka seda upgrade'i teinud mitu korda ja me kasutame tänase päevani nende ülesannete lahendamisel, mis meile on tekkinud seda Maik 21. Kui te nüüd püüaks lihtsale inimesele nii-öelda populaarselt ära selgitada, et mida see arvutiprogramm tegi, see sandkalk? Sandkalkiga on nüüd niisugune lugu, et see oli väga vaevarikas töö. Tähendab, kõigepealt sinna oli ükshaaval vaja sisse toksida kõik vee omadused, vee viskoossused ja nii edasi ja vee sügavus, laine kõrgus, edasi pinnase andmed ja siis ja veel siis mingisugused valemid, mida siis olenevalt sellest, mida me siis tahtsime saada ja lõpptulemusena siis üks võimalik asi, mis oli sealt kätte saada, oli Raudkivi valemite järgi selle põhjal tekkiva hõõrdepinge väärtus. Nimelt hõõrdepinge on see, mis tekitab selle põhja peal niisuguse pöörise ja mille tagajärjel hakkab siis nagu see pinnase osakene liikuma ja kanduma edasi siis hoovusega sinna selles suundas, kuhu ta peab minema. Praktikas tähendas see siis seda näiteks, et kui oli kavatsus rajada, ütleme, sadam, siis sai välja arvutada, et kui inimene teeb mingi rajatise sinna, et mis siis juhtuma hakkab või? No põhimõtteliselt jah, ainult et selleks oli vaja siis selles sadama akvatooriumis või seal kuskil tohutu arv punkte sisse. Kui oli näiteks kõige raskem selle asja juures oli see,
et pinnase omadused seal, pinnase läbimõõt, see tähendab seda, et kõikides nendes punktides pidi olema siis nagu teada pinnase tera läbimõõt. 3 põhilist parameetrit, nagu ma aru sain, oli siis, et vee sügavus, laine kõrgus ja pinnasele tera läbimõõt. See määrab selle, kas hakkab põhja peal liikuma või ei hakka liikuma. Ja muidugi eriline küsimus on see, et kui tekib laine murdumine teatavasti, eks ole, teatud laine kõrguse juures ja vee sügavuse suhte juures tekib laine murdumine. Me rannas näeme seda, valge pilv tekib. Vaat seal on muidugi see asi natukene keerulisem. Kui laine hakkab murduma, siis ta see pinnase transport seal põhjas on tõsisem. Saate tuua mõne näite nagu elust enesest, kus on kasutatud, ütleme, kui mitte seda programmi konkreetselt, siis neid põhimõtteid? Me oleme oleme Muugal kasutanud seda, oleme Saaremaa selle Tamme sadama juures, peale selle terve rea väiksemate objektide juures, mis siin Eestis on ehitatud. Aga see, milleks te seda kasutate, on ikkagi, et prognoosida seda, mis juhtuma hakkab, kui inimene hakkab tegutsema seal? Jah, sellepärast, et on olemas niisugused näited, kus inimene ehitab ühe mingisuguse omale paadisadama, eks ole, ja paadisadama ees, ütleme, hoovuse suuna suhtes paadisadama ees tekib uhtumine ja ta kannab selle sinna selle paadisadama kai taha. Et rikas mees teeb villa juurde paadisilla, kui lollilt teeb, siis jääb sellest ilma. Või on see kasutuskõlb? Ei saa enam paadiga välja, kui paad seal juba sees on. Aga nende mudelitega saaks seda prognoosida? Oleks võimalik niisugune kuju sellele lainemurdjale või sellele kaitsvale ehitusele ette anda, et seda uhtumist sinna taha ei tekiks, et see sissesõit jääks lahti. Ikkagi, Arved Raudkivi, mis roll on temal selles valdkonnas, milles ka teie tegutsete? Ta oli minu meelest ikkagi niisugune pioneer, kes tol ajal, see oli tema põhiraamat on välja antud 1988. Me kõik teame, et selle ajal ei olnud õieti korralikke arvutitki ja tema julges välja pakkuda niisugused valemid, mis andsid praktilise tulemuse. Ja Soulsby oli see julge mees, kes võttis selle raudkivi valemid ja pani selle oma programmi sisse ja arvutiprogrammi ja levitas seda programmi terves maailmas. Kui oluline see raamat on, mille ta kirjutas Raudkivi? Sellest on ju tehtud lugematu hulk uustrükke ka. Ju ta siis oli väga tähtis sellepärast, et ega muidu ei oleks neid uustrükke tehtud. Ja kahtlematult omal alal ja omas ajas oli see ikkagi väga suur samm edasi. Kahjuks meil Eestis tema raamatuid tol ajal ei olnud. See on siis suhteliselt hämmastav, et seal kusagil 80-ndate keskpaigas veel siis väga täpselt ei jagatud seda, mis toimub näiteks veekogude setetesse. Eks püüti kuidagi hinnata seda, aga kuivõrd need täpsed olid sest et kõik see sõltub ju sellest, näiteks kui me räägime näiteks Põhja-Eesti rannikust, siis Põhja-Eesti rannik, kogu see rannajoon on välja kujunenud ju sadade ja tuhandete aastate jooksul. Olenevalt sellest, missugused on valitsevad tuuled ja kui seal tekib tuultes mingisugune anomaalia, siis sellisel juhul, ütleme, see tekitab mingisuguse kohaliku uhtumise probleemi, mis järgmise ütleme, keskmise tuulega sidutakse uuesti ära.
ja sellepärast ma arvan, et kõik need niisugused anomaaliad, mis tekivad, need on aegade jooksul ära silutud ja see meie rannajoon, see kajastab ikka praktiliselt seda, mis meie kandis siin, meie kandis on. Noh, näiteks Toomas võib-olla räägib sellest, kuidas meil on siin üks sadam Kakumäele on projekteeritud ja seal, kuidas toimub uhtumise protsess väga intensiivselt, aga no see on tema jutt. Need Raudkivi, ütleme siis geniaalsus oli see, et ta suutis need protsessid panna valemitesse, mis reaalselt ka siis töötasid. Töötasid, kindlasti töötasid. Muidu ei oleks seal raamatul levikut olnud. Ja kui neid protsesse hästi mõista, siis võib üsna imelisi asju korda saata. No kahtlematult jah, sellepärast, et no nagu siin jutt on olnud juba, eks ole, et võib ühe mingisuguse ehituse projekteerida ja see võib olla täiesti metsas. Aga samal ajal võib saavutada seda, et kontrollides, et seal tekivad niisugused või teised uhtumised, siis saab seda, sest et kui ehitus on valmis ehitatud, see on maksnud suure summa raha. Ja selle lammutamine või selle parandamine on niigla kallis. Aga kui paberi peal teha arvutusi või arvutis teha arvutusi ja sealt selgub, et asi on, siis selleks need suured, ütleme, kapitaalmahutused jäävad kõik ära. Nii et tavainimesele võivad need valemid tunduda igavad ja mõõtmised mitte väga põnevad, aga seal taga on, ütleme siis eurodes 100 miljonid eurod. Igal 10 juhul, jah. Ja kui neid protsesse nüüd hästi mõista, ma ka tahtsin jutuga tüürida natuke, et kui neid protsesse väga hästi mõista, siis on võimalik rakendada, ütleme, loodusjõudus isegi enda teenistusse, näiteks kasvatada merest maad. Jah, kui ma olin Taanis, siis ma käisin, taanlased näitasid seal ühte liivaranda. Ja seal liivarannas oli ehitatud risti rannajoonega nõnda nimetatud puunid. Ja nende puunide vahele kandis uuesti liiva. Ja sellega see liivarand, mida seal kasutati, suvituskohana, selle läks järjest laienes. Mulgas see liiva ära uhtumine on ka meil Pärnu rannas. Ja kunagi varem on olnud, ajaloost on teada, et Pärnus veeti hobustega ja vankritega veeti liiva juurde. Aga praegu ta veab sinna seda liiva sinna Pärnu jõe suudme lähedale. Et seal on need muulid, eks ole, sinna muulid ette korjab liiva. Nii et seal selliseid aktiivseid päästetöid ei ole vaja teha Pärnus? Kahtlematult hea oleks, kui rand oleks laiem. Aga seda praegu keegi ei vaata niistas. Konkreetsemalt Raudkivi on Uus-Meremaal ka teinud sellise tembu ära, et paaris kohas kohe niiviisi manipuleerinud seda looduslikku olukorda niiviisi, et meri on ise neid setteid kandnud ja kasvatanud näiteks mingisuguse suure tormi poolt lõhutud neeme tagasi. Kas te oskate seda selgitada, et mis protsessid seal töös on? No seda peaks ausalt plaani pealt vaatama, aga seda niisama ei ütle. Kõigepealt peaks teada. Kõlas väga sarnaselt selle Taani näitega. Jah, võib-olla küll, aga ainult küsimus on selles, et peaks teadma kõigepealt selle geograafilist asukohta ja peale selle valitsevaid tuuli ja nende poolt genereeritud laineid ja hoovusid ja nii edasi, siis saaks nagu täpsemalt öelda. Aga Eestis midagi säärast ei ole tehtud? Minu teada ei ole. Aga võib-olla neid kohti oleks
noh, rannajoone niisugust kohti oleks, kus oleks vaja kaitsta. Ma olen kuulnud, et Ruhnu saarel on niisugust Ruhnu saare lääne külg ja veel teisigi kohti on. Valgerannas vist ka on probleemid. Nüüd näiteks paljude poolt armastatud Valgerand Pärnu külje all, seal võiks teiesugused mehed seda asja uurida ja näiteks siis aidata seda parandada. No selleks peab eeltöid tegema. Ajakirjanduses on teid nimetatud presidendi sadamanõunikuks, kadunud president Lennart Meri sadamanõunikuks. Mis see tähendas? Mis te tegite? Ma olen ükskord suvilas ja järsku helises telefon ja ma olen niisuguseks vabas riietuses ka ja järsku ma kuulsin telefonist, et siin räägib Lennart Meri. Ja mina mõtlesin, et kas nüüd peaks pikad püksid jalga tõmbama. Ta üldiselt rääkis siis peaaegu pool tundi Undva sadamast. Saaremaal, jah, mis oli nagu kavas tol korral ja nimelt teda taheti saada selle Undva sadama patrooniks, kusjuures talle pakuti välja ka unikasti niisugune utoopiline projekt nii majanduslikust kui ka ajalisest küljest aga et see nähtavasti nendel inimestel oleks olnud tähtis, et Lennart Meri on selle asja taga. Ja Lennart Meri palus siis mul nagu teha selle kohta üks arvamus. Ja pärast seda olen ma olnud kirjutanud mõningaid asju talle seoses piirivalve sadamaga ja miinisadamaga ja peale selle veel olen olnud ka esinenud presidendi akadeemilises nõukogus nendes küsimustes. No Eesti on mereriik justkui vähemasti. Vähemasti on meil palju rannajoont ja üsna mitu sadamat. Et kas neid siis mereteadlaste nõuandeid võetakse kuulda? No nüüd on ikka hakatud. On hakatud sellepärast selles mõttes, et praegu ikkagi enam-vähem kõik suured projektid, mis Eestis on, seal nõutakse nende protsesside modelleerimist olemasolevate konstruktsioonide valguses või kavandatavate ja selle tõttu näiteks me oleme teinud koostööd ka hollandlaste ja sakslastega, kes võitsid Tallinna Muuga sadama riigihanked just nende lainemurdjate ehitamise osas ja me oleme teinud siis nendele vastavad lainetuse ja hoovuste arvutused. No ma saan aru, et see programm, millega seoses te esimest korda kuulsite Raudkivist, et see on tänapäeval nagu Zaporožets ja nüüd teil on siis Mercedesed, millega te sõidate need programmid. Et mis poolest need uued programmid siis, kui palju kõvemad nad on? Uued programmid on niisugused, et me saame nendega arvutada kas või terve Läänemere, rääkimata Soome lahest ja ka siin mõnest üksikust lahesopist. Ja kusjuures ta arvutab terve selle välja, kui sandkalkiga käis niiviisi, et arvutas ühe punkti, siis pidi minema teise punkti, kolmandasse, neljandasse. Aga see arvutab terve välja ja annab terve välja kohta graafilise väljundi. Aga ma saan aru, et seal programmi sisemuses need valemid, need põhimõtted on tegelikult samad, mis Raudkivigi välja tegi. Põhimõtteliselt nad peaksid olema, sellepärast, et ega looduses toimuvad protsessid on ikkagi ühed ja samad, ainult et siin selle Maik 21 puhul on ikkagi olukord niisugune, et nad on ära peidetud nende võrrandsüsteemide sisse, sest et kui on tegemist ikkagi niisuguse suure alaga, näiteks me saame terve Läänemere sisse anda,
siis sellisel juhul seal peavad olema need võrrandsüsteemid väga keerulised. Oleme selged, Arved Raudkiviga, teie isiklikult kokku ei ole kunagi puutunud? Ei. Ma olen küll käinud ülemaailmsetel kongressidel päris palju, aga tema ei ole nendel kongressidel olnud. Mis on viimased suured tööd teil? No põhimõtteliselt tegelen ma Eesti sadamate projektidega. Selge see. Meie firma tegeleb, eks ole, nii projekteerimisega ja projektijuhiks on Toomas Liiv ja mina kirjutan põhimõtteliselt seletuskirju. Konkreetselt ma saan aru näiteks üks selline objekt, mida tavainimene saab siis kusagil lähitulevikus nägema, on Tallinna Reisisadama teine kruiisikai vist. Ja. Rääkige natuke sellest, et kui suur, milline ja mis need plaanid seal on ja mis need väljakutsed seal olid selles kohas? Põhimõtteliselt on seal probleem selles, et need laevad, mis sinna seal hakkavad silduma, need on praktiliselt, kui ma ei eksi, pea 400 meetrit pikad, 7 maja korruse kõrgused ja need kujutavad endast niisugust sildkonstruktsiooni vaiade peal. Kuna seal pinnas on ka jälle kehv, siis need vaiad on vaja rammida sinna sügavale. Väga sügavale, ma saan aru. Väga sügavale, jah. Ma arvan, et me võime täpsustada, aga vist 40 meetrit on vaiad. Muidugi ma pean ütlema, et ega me seda projekti ei oleks ka päris ise üksipäini suutnud teha. Meil on endist viisi abiks kolleegid Tallinna Tehnikaülikoolist. Seal on, ma ei tea, ma arvan, et Toomas räägib nendest paremini. Ja Muugal on teil ka olnud hiljaaegu veel mingid töid? Mis see on? Muugal me oleme tegelenud kõikide nende igasuguste variantidega, mis sinna aastate jooksul on tehtud. Nende variantide puhul oleme me arvutanud nii lainetust, hoovust, settetransporti ja isegi ka ehitusaegsete heliumi pilvede liikumist ühes või teises olukorras. Need projektid on, millele me oleme töötanud, mille jaoks me oleme töötanud. Neid on tehtud küll Taanis, küll Hollandis, küll siin meil Eestis, aga neid on lugematu hulk. Ja veel kord nii-öelda lollile püüdes selgitada, et mis see teie osa seal on, siis see, et vaadelda seda mõju ja vastasmõju loodusega. Jah, ja kas või seda, kuidas näiteks, kui panna ette sinna mingisugune, seal oli igasuguseid variante, 6-7 varianti oli näiteks selle lainemurde ehitamiseks, mis ümbritseb kogu seda akvatooriumi. Ja küsimus oli selles, et ühe või teise variandi puhul, missuguse kai ääres, seal oli planeeritud neid konteinerkaisid ja igast muid asju, missuguse kai ääres laevad seisavad paigal ja missuguse juures mitte. Sest et seal peab arvestama seda, et laevade sissesõiduks selle lainepurde sisse oli vaja jätta umbes 600 meetri laiune laevade sissesõiduava ja sellest sissesõiduavast tuleb ju ka midagi sisse, eks ole. Looduse juures laineid. Olenevalt tuule suunast jällegi.